Järgmisena räägime sellest, kuidas on võimalik luua uut dokumenti juba olemasoleva malli alusel. Selle jaoks tuleks failmenüüst valida uus ja avanevast kõrvalmenüüst mallid ja dokumendid. Mall tuleks siis vastavast kaustast üles leida. Võimalus on otsida juba minu mallide hulgast, kui te olete varasemalt näiteks salvestanud minu dokumentide kausta. Ja on ka siis nii-öelda LibreOffice'i enda näited. Ja kui te olete malli üles leidnud, näiteks minul on siin selline mall arve koos käibemaksuga, siis ma klõpsan tema peale ja seejärel klõpsan ava. Ja seejärel ongi mulle avatud siis see vastav mall. Ja mida siis tuleks malli puhul jälgida on see, et malli mõte on selles, et teatud osa tööst on juba tehtud, sellised ühisosad või ka näidis, et ma teaksin, kuhu mida trükkida. Ja iga kord, kui te mallist uue töölehe või töövihiku loote, siis jälgige, et luuakse tegelikkuses täiesti uus töövihik. Ehk siis, kui ma malli avan, siis mitte ei avata malli, vaid avatakse malli pinnalt uus töövihik. Ehk siis, kui ma näete nüüd siin teeksin oma töö ära ja failmenüüst teen tavapärase salvestamise, siis pakutakse mulle salvestamise nagu täiesti uue Calci töövihiku puhul. Nii et siin erinevust ei ole. Nii et mallist loomise pigem siis see pluss on see, et teatud ühisosad on valmis ja selle pinnalt on siis võimalik edaspidi alustada uut tööd kiiremini.